Otsus hakata vabatahtlikuks päästjaks tuli siis, kuna tulin siia Lootuse külla ja mul avanes võimalus nagu ennast kuidagi ühiskonda siis nii-öelda tagasi rehabiliteerida ja teha midagi head. Et ilmselt see on nagu südames kogu aeg olnud ja eks see adrenaliin on asi, mis ka kindlasti üles pumpab ja mis nagu kutsub väga. Sattusin siia külla siis nagu paljud seoses alkoholismiga. Julgen öelda, et olin ennast ikka täiesti nagu põhja joonud ja jumala ime, et ma siia sattusin üldse. Et endised töökaaslased tulid ukse taha ja ütlesid, et andsid, et paki oma jama nüüd kokku ja nüüd on minek. No jah siis. Ja sattusin siia ja see on tõesti üks ime, et siia sattusin, et alkoholism oli jah minu mure. Programmi jah, kuidas mul on siia komandosse nagu, mis ma siin teinud olen, et programmi ajal jah juba kergelt anti vihjeid, et nad sooviksid, et ma liituks sellega. Kaasati ka nii-öelda mõnele õppusele, et hammas verele ajada nagu heas mõttes ja siis nüüd ma olen julgen öelda, et nagu kõige värskem päästja siin, et eile sai just esimese astme koolitus sai läbitud, aga ülehomme lähme juba teise astmesse. Nii et esimene aste nii-öelda vabatahtliku päästja koolitusel tähendabki seda, et tekiks üldse seaduslik alus, et sul on õigus sõita väljakutsele, reageerida. Muidugi jah, mitte üksi, aga koos kellegiga. Ja algul oli internetis oli teoreetiline osa, seal oli palju seadusandlust ja väga huvitav oli ja siis pärast oli nüüd nii-öelda praktiline pool ja see toimus nii siis näidati meile Nõmme komandot kui ka päästesõiduki nagu varustust kõike tutvustati ja siis oli ka veel ennetuspool. Et ma julgen öelda, et mõlemad olid väga huvitavad. Teine aste siis on, seal läheb nagu see asi juba süviti, et õpetatakse ilmselt kasutama, ma olen kuulnud, et köie, nagu nööritehnikat ja seda, et köie päästet ja kõike seda ja antakse ka nagu konkreetselt mingi vist praktiline ülesanne, mida lahendama peab ja nii-öelda pea eest tulle viskamine ilmselt ootab ees.